3 meest, 1 paat, 1 unistus. Niimoodi me näeme. Meil siin nüüd paat tuksi läheb, siis meil on ikka kõva matk veel märgade riietega. Oi! Oso! Kuule. Ei pidanudki kaugele minema. Asjad juba siin samas. Otto sööde! Meil on jõgi, meil on paat ja meil on kõvasti tahtmist. Ühesõnaga me võtame paadi ja siis paadiga lähme enda telkimiskohta. Tule peale, Taavi. Ma tegelikult ei taha. Ja tegelikult tahaks öelda, et paadis on auk ka. Et näitan natuke vähemalt, et paadis on siin selle koha peal auk. Hendrik! Jah, Taavi eest varjasime, et paat katki on, et ise me teadsime. Aga Taavi oleks meiega muidu jõe peale tulnud paadiga, kui ta oleks teadnud, et meil paat katki on. Mis sa arvad, Taavi, meie sellest sõidust siin? Väga tore. Meeldib sulle, jah? Naudid seda, jah? Täiega. Väga hea. Oi, puu tuleb. Kurat, siin on action käib jõe peal. No siin ei saa ju magada. Kurat, me oleks pidanud selle paadi peale grilli ehitama juba. Iseenesest mul kõht tühi küll, ma grilliks seda vorsti küll siin juba. Ja mul on ka kusjuures. Väike see kuppe lasta teinekord siin paadi peal. Sellega tähendaks see suur osa on ka katki, sest see on tühi. Jaa, see läheb tühjemaks, vaata. Näe, vaata. Sa saad täitsa kokku suruda. Ära tee! Pane kaamera. Normaalne jääkaru on siin, vaata. Koerad ei uju. Need koerad ongi kuradi õppinud ujujad. Lisaks koerale on ka takistus ees. Et noh, peame midagi välja mõtlema siin. Tahaks prae muna räigab praegu. Praegu. Siuk isu tuli. Ei lähe sinna pole kõvasti. Siin ongi, see on vana silp veel. Ja vesiveski see pais on see. Siin on jõe kõige sügavam alakusjuures, kus me tulime üle. Ülejäänud on kõik on jumala madalad. Oma! Oi, kurat! Lükkame selle poole. Leidsime üleujutusega siia kalda äärde. Mõrra. Väikse mõrra, jah. Taavi püüdis mulda sellega. Taavi sai juba mulla kätte, jah. Sa teinud oled, Taavi. Hästi. Terve paadi rüvetsid ära. Meil on nagu kuradi vee pealne peldik. Siin on kannatage. No proovime peab, vaata. See on normaalne mõrd, jah? Näed? See ei räägi ega midagi. No hea küll, paned siis sinna. Oi, kurvad! Ais on tunda vist. Ma pole kunagi neid Taavit pahati nii kiirelt tulemas kui praegu. Läheb kruiisime ka veits. Jõudsime siis kohale elusalt. Nagu näha, siis paadist väga palju meil järgi pole jäänud. Korralik solk on meil siin paadis sees. Sellega me sõitsime. Kann on jumala läbi vettinud, põlved läbi vettinud, käed on jumala külmad. Nüüd tuleb ruttu lõke üles teha, midagi kõhtu saada, mingi soe jook sisse ja laagrit ehitama hakata. Teeme vaarikoksa teed või? Jah, Ingveriga teeme pärast vaarikoksa teed.
proovime ära, lapsena sai kõvasti tehtud seda. Nüüd juba nagu noh, pole tükk aega saanud. Taavi ütles muidugi täis et talle ei maitse. Aga teeme ära ja proovime järgi. Aga noh, Taavile ei meeldi naised ka, nii et selles suhtes teeme ära ja proovime järgi. Et iga inimese arvamus pole mõtet kuulda võtta. Taavi mõttes keskele ei pane midagi. Ei, arvutasime asju. Taavi tegeleb lõkkiga siin. Kindad kuivavad. Ingmari kindad on juba 2 numbrit väiksemad. Ja muidugi väga turvaline on toimetada, kui pea kohal tahab pähe kukkuda roigas. Ega noh, täna saame teada siis, et kas saatus tahab või saatus ei taha. Ei no see on täpselt 10 ju. Aga räägime enne tegin tööd, siis kui vaatasin üles, et see kaigas on ikka seal, et pole alla kukkunud. Käisime, tõime natukene vaarikaoksi. Teeme siis vaarikaoksa teed. Ja Taavi teeb samal ajal meile grillvardeid. Otsib, teeb kuusepuid, et kuusepuu oksast saab kõige parema grillvarde. Mõnusalt tõrva ja värki. Maiku. On ju, Taavi? Vaatame, kas on nii nagu tatina maitses. Tatina maitses hästi, jah? Päris hea oli ju. Ennem panime vaarika oksa tee võtta, aga ma ei tea, mina tunnen ainult selle tassi kummi maitset. Väga seda vaarika maitset ei tunne. Tassi kummi maitset, tassi pole mingi kummi maitset. Tassi kummi maitset. Ma ei tea, võib-olla midagi on ka natukene, aga ei midagi erilist. Et pärast võib-olla teeme kuuseoksa teed siis, vaatame. Äkki see on vähe parem. Poisid juba räägivad, et kõhud on eledad ja midagi on vaja, noh. Ahah, kuule. Ei pidanudki kaugele minema. Asjad juba siin sama. Oota sõde! Oi! Selle teeme kohe lükkame ära meeda! Käes on! Võtame siis kana siit välja. Ilus rinnatükk ikka. Ma esimest korda teen seda, aga ma ei tea, ma mõtlesime panna sibulat lihtsalt täis ja küüslauku ja seda. Käime siis püsti. Paneme talle sisse ka natukene seda maitseainet. Tegelikult on täitsa huvitav. Paneme natuke küüslauku. Kana teeb normaalselt break-tantsu ka, vaata pea peal. Kana seisab praegu pea peal, jah? Ei, jalgade peal seisab ju. Pea vaatab ülesse. Nii. Proovime nüüd ilusti sisse määrida. Muidugi kahju tõli ei ole, et... Pole hullu vast. Paitad rinda ilusti, karvane. Mis meil siin veel on? Musta vipart. Kurat, ma juba tunnen, et seostub mahe asi. Ja siis nüüd tuleb see asi siia kuidagi foodumisse ära mässida ja lõkkesse saada. Paneme siis samma niimoodi, näed. Väga hea. Siis teeme need kartulid ka ära või? Proovime siis vahtra-mahla saada. Nagu näha, siis vaher jookseb vägevalt. Tilgub siin. Paneme siia purgi alla. Taavi tegi siis väiksest oksast, lõikas väikse jupi, noaga tegi siis puusse augu ja siis jupile tegi väikse soone sisse, mida mööda siis vahtramahl tilgub. Et jätame selle siia tilkuma ja tuleme pärast vaatama ja äkki saame veits juua ka. Väga kaua möödas pole veel, aga vaatame siis. Noh, ikka on juba. Mekime siis. Super, anname Ingmarile ka. Väga hea ikka. Väga mõnus. Et kui on sellised ilusad päiksepaistelised ilmad, siis korralikult voolab. Ja öösel natuke külma ka, jah. Nii, näitame meie selle osmiku ka veel korra üle siin. Väljast on ta siis selline nagu karukoobas. Seest on ta siis selline
taga on ilusti, kus tuule suund on siis ilusti heinaga ära kaetud, et tuul otse kuklasse ei puhuks. Kuuseoksad on all, kõige all on siis puud, et ei ole maaga päris kontaktis. Noh, ilmad ei ole enam nii külmad ka, tõenäoliselt, et väike miinus ikkagist tuleb. Aga pole hullu, elame üle. Nii, ja meie kaua oodatud hetk. Mine pekki. Nuga välja. Võtame kanalõkkest. Kuskil sisse see nuga läheb päris pehmet igatahes. Oi, mine pekki, see on kuldpruun ju. Oi, vaata seda. Kord ei olnud, kui liha ära põles. No oi, kui hästi see lõhnab. Lõikame siis vaatame sisse ka, kuidas see meie täidistel siin sees on. Kuule, väga ilus. Sibul on kuldpruun. Roosat ei ole kuskilt näha. Tundub täitsa valmis, liha on ilusti kondi küljest lahti tulnud. Aga lõika kohe väike tükk ja maitsesid pealt. Tõmbas kohe üks tüki ka. Liiga ära ka, tundub, et ei ole kuivanud. Ei, väga mahlane tundub praegu tegelikult. Et näe. Mine pekki, kui hea mahlane. On tõesti või? Päriselt või? Jaa, see on ideaalne. Nagu reaalselt. Teeme siis õhtuks natukene puid valmis. See läheb juba hämaraks ja ei pea jooksma siis nii palju. Võtta seda mahtu siit. Kas see mahla või? Kuidas on? Kersin pess ära juba. Tegelikult on päris hea, vaata. Ja kui kõik sisse ka veel tuleks, vaata, siis saaks eriti hästi aru, vaata, kui palju siin seda ruumi on. Taavil asjad laiutavad siin, on ja. Et jah, kerime magama ära ja ärkame homme vähe varem ja koristame siin ilusti ära. Ja soe pikutada. Tõesti nüüd kilukarbist teetakse, need veid suuremad. Kui magamiskotist välja saad, siis ei ole suht hea. Me vist ei arvestanud sellega, et meil on asjad ka, mis peavad sisse mahtuma. Arvestasime end inimestega. Ainult sinu asjad on sees. Taavi asjad ka ju. On Taavi sinu asjad ka sees? Ai, minu asjad on väljas. Mis sinu asjad? Ei ole ju, mul on eluks vajalikud asjad siin. Okei, davai, näeme hommikul. Head ööd. Nagu ilmateade ütles, siis hommikul pidi hakkama lund sadama ja nii ka juhtus. Onn oli meil eesmärgipärane, pidas tuult, hoidis veits, magatud sai. Järgmises videos oleme juba Filipiinidel ja tuleb Filipiini video. Et pange subscribe ja näeme järgmises.